Hea vabadused.ee jälgija. Tänan sind siiralt, kui oled olnud meie toetaja ja aidanud meil elus püsida, hoida fookuses isikuvabaduste teemat ning ühtselt areneda. Olen tänulik, kui toetad meid jätkuvalt ja optimistlik, et kui sa pole seda veel teinud, siis kaalud meie toetamist nüüd, tänavuse jõulukampaania ajal. Räägi lühidalt, miks on teie toetus ülimalt oluline. Me oleme teinud süstemaatilist tööd, et pakkuda argumenteeritult ja faktitäpselt vastukaalu laialt levivale kliimaalarmismile. Paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, on riigivõim endiselt seisukohal, et kliimakriisi olemasolu tuleb kuulutada teaduslikuks konsensuseks. Ja kui on kriis, siis tuleb seda selgelt ohjata ju uute puritaanlike seaduste abil, millega ei kehtestata meile mitte vaid uusi makse, vaid piiratakse tuntavalt ka meie igapäevast elu. Pööratakse pahupidi energiamajandus, öeldakse, millise autoga sa sõitma pead ja lõpuks ehk ka seda, mida süüa võid. Kuid kogu see kliimakriisi teooria seisab vildakal alusel ja just teie toetus on aidanud meil sellele viltusele kliimaalarmismile vastu seista. Sellega seoses on mul erakordselt hea meel teile teada anda, et kaante vahele on saanud Vabaduste portaali ahjusoe raamat Planeet ei põle. See on pea 400 leheküljeline tuumakas kogumik, kus mainekad teadlased, arvamusliidrid, majandusinimesed ja mõtlejad nii Eestist kui välismaalt esitavad kaalukad vastuargumendid sellele samale seni valitsevale kliimaalarmismile. Kõik need, kel on kampaania jooksul võimalus toetada meie tegevuse jätkamist vähemalt 50 euroga, saavad selle raamatu kingituseks. Meie sihiks on tänavuse jõulukampaaniaga koguda järgmise poolaasta tegevuskulude katteks 25 000 eurot. Selle raha abil soovime oma senist tööd jätkata, isikuvabaduste temaatikat pidevalt pildis hoida ja seeläbi meie vabadusi kaitsta. See aasta on näidanud, et Eesti ametkondadesse on istutanud end suhtumine, mis ei hooli kodanike õigustest ja vabadustest. Jõuametid ehitavad lausa varjamatult turvalisuse ettekäändel jälgimis- ja kontrolli ühiskonda. Numbrituvastuskaamerad, pangasaladuse eiramine, superandmebaasi loomise katse ja nii edasi. Kusjuures, kui tuleb välja, et selliste süsteemide kasutamiseks puudub seaduslik alus või kord, valmib tagantjärgi kiirelt vastav eelnõu või ministri määrus ning kõik jätkub. Keegi ei vastuta. Ministeeriumist tulevad aga samal ajal eelnõud, mille sisuks on kehtestada meelsuskontrolli või lihtsustada politseil rahvakogunemiste keelamist. Vabadused.ee üheks eesmärgiks ongi sellistele suundumustele, võimuliialdustele vastu seismine. Riigivõim ei saa tegeleda kodanike püsiva jälgimisega, pidevalt kontrollida, mida kodanik võib öelda või kellega läbi käia. See kõik peaks olema vastupidi. Võim peab alluma kodanike kontrollile. Meie omalt poolt saame neist teemadest jätkuvalt rääkida, neid tähelepanu all hoida. Ja seda me ka teeme oma erinevates jälgijatele juba tuttavates formaatides. Vaatleme saates Epitsentris koos ajakirjanik Daisy Elemäe-Sarvega olulisi ühiskondlikke arenguid, avame neid oma vaatenurga alt ning mis põhiline, kohtume saates külalistega, kes oskavad ühiskondlikke protsesse täpselt analüüsida ega pelga ausalt ja otsekoheselt probleemkohtadele tähelepanu juhtida. Usudiloolase Peeter Espaki, vandeadvokaat Paul Kerese ja teistega jätkame arvamussaadetes samamoodi arutelu ühiskondlikult teravatel teemadel. Ka kirjanik Margus Latik jätkab oma autorisaadetega, kus igapäevateemade virvarri analüüsimise juurest minnakse sügavamale ja puudutatakse ka igavikulisemaid teemasid. Meil on taas lisandunud kaasautoreid, kes erinevatel teemadel sisukat arutlenud. Näiteks bioloog Arne Ader, jurist ja endine riigiprokurör Trim Bergman, õpetaja Karl-Henri Käämer ja teised. Energeetika teemal avaldasime sügisel olulisi intervjuu dr. Lars Šernekauga, kes hoiatas meid, et tuule- ja päikeseenergia eelis arendamine ei vii tegelikult elektri hinda alla, vaid vastupidi, tõstab seda. Seda näeme ju ka riikide põhjal, kus aina rohkem tuule- ja päikeseenergeetikale toetuda soovitakse. Selliste tugevate välismaiste ekspertide intervjueerimisega me kindlasti ka jätkame. Ja muidugi ei saa unustada, et püsivalt ilmuvad meil ka uudised, mida te naljalt mujalt ei leia. Oluline, et oleksime jooksvalt varustatud infoga sellest, milline on maailmas vabaduste olukord, et saaksime ohtudele reageerida. Seda kõike saamegi pakkuda vaid sinu abiga. Kui sul on see võimalus, anna oma panus meie töö jätkamiseks. Tule veebilehel vabadused.ee alalehele toeta ja saad seal valida just endale sobivas suuruses ühekordse toetussumma või vormistada meile igakuise püsiannetuse. Just sinu tugi ongi see, mis aitab meil isiku vabaduste teemat pildis hoida ja vabadusi kaitsta. Käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee/toeta.